Lisaks formulatsioonile äkki käiks ka seda läbi, et ega formulatsioonidel kas või seesama nii-öelda suspensioon, kontsentraat või vesilahus, et neil on ka nii-öelda taime seisukohalt ju oluline erinevus, et Margus äkki valgustad selle koha pealt, et näiteks kas või Jaara vidade seisukoha pealt suspensioonid versus vesilahus, et mis erinevus neil on? Jah, et kui meie portfelli vaadata, siis on ka on ühed tooted, mis on suspensioonid, ehk siis toome jälle näiteks Gramitreli, Brasitrel Pro ja siis meil on teised tooted, mis on vesilahused. Et see kõige suurem erinevus tulebki sellest, et suspensioon, kontsentraat, ta põhimõtteliselt koosneb erinevatest toimeaine osakeste suurustest, mis siis taimelehele sattudes hakkavad ajapikku seal lahustuma ja seega annavad taimele pika toiteperioodi. Et siin muidugi tasu karta seda, et kui me räägime siin pikast perioodist, et siis taim alguses nagu midagi ei saaks. Et need tooted on ikkagi nii kontsentreeritud, et kui sa selle esimene päev ära pritsid, ta kohe saab suure annuse kätte, aga sa lihtsalt ei pea kartma seda, et sa kõrvetad taime ja lisaks saad siis sellise 2-3 nädalat, kuu isegi kuni toimete. Seega sa ei pea siin just nagu siin oli jutt, et me ei taha pritsidesse panna liiga palju nagu tooteid korraga, et siis mingitel juhtudel aitab see, kui sa annad pikema mõju ühe pritsi korraga. Aga alati muidugi see pikem mõju ei saa olla nagu eesmärk, et meil on ka olemas vesilahustooted. Kui me võtame Brasitrel Bio, mis on vesilahus, siis tema on just tehtud nagu selle mõttega, et kui me pritsime rapsi siin varakult, just nagu siin olid hästi soojad ilmad, isegi hommikul lähed vaatad jälle, taim on kõvasti pikkust juurde visanud, siis see on see hetk, kus ta tahab nagu hästi kiiret ja lihtsasti kättesaadavat toitaineid. Siis selleks sobivad väga hästi see vesilahuse, et annab kiire surakadele neid toitaineid kätte ja siis sul on pärast järgmise ringiga saad panna selle suspensiooni näiteks selle Brasitrel Pro peale, mis hakkab teda siis nagu pikaaegselt toitma. Et ütleme niimoodi, et sellest on nagu väga lihtne nagu vahe, kui sa tahad anda kontsentreeritud, pikaaegselt sobivad suspensioonid, tahad anda lühiajasemat toimet, vesilahuse. Ja ma julgen sellele nagu veel täiendada või sekundeerida, et kui me kõik oleme näinud kuskil koolitust sellised taimede toitainete tarbimist, et mingil hetkel kevadel on ta, kus ta läheb järsult üles, kus taim toitainet vajab, olgu ta siis mullast või lehtede kaudu samamoodi. Et eks selle vesilahustega ongi nii, et nüüd iga mees peab teadma seda, et mitu ringi ta plaanib pritsida, kas ta plaanib 1, 2 või 3 korda teha. Ja kui me räägime tõesti sellest hetkest, mida sinagi tõid näite, kus me rapsi põllu ääres seistes võime kuulda, kuidas raps kasvab, eks ole, ta läheb nagu päevadega ülesse, siis tal on neid toitained vaja saada korraga rohkem ja ta on meil näljas ka. Pane see vesilahus, ta saab kiirelt kätte, sest vesilahuse mõju ongi siuke 2 nädala jooksul tulevad need toitained. Kui me nüüd räägime sellistest suspensioonkontsentraatidest, millest oli ka juttu, siis nendel on isegi Coptrakil on kuni 90 päeva mõju. Et siit jällegi tuleneb muidugi teine asi, et peab meeles pidama, kui me paagisegusid teeme, et näiteks ammooniumsulfaat või ka vask, et need on sellised asjad, mis on kapriissemad segude puhul ja neid peab jällegi hoolega vaatama, et kas nad lähevad kokku või mitte. Et kindlasti tasub sealt samast tankmiksis käia seda järele kontrollimas.